Kuna praegu käib usin videoklippide vahetamine muusikakooli õpetajate ja õpilaste vahel, siis otsustasin teha juhendi, kuidas YouTube'i videoklippi üles laadida, kuna ma näen, et seda väga palju ei kasutata. Õpetajad ja õpilased saadavad hetkel päris palju videoklippe Facebooki Messengeri kaudu või teine videoklippide vahetamise variant on see, et lapsevanemad laevad videoklipi algfaili Google Drive'i ja siis jagavad sealt seda õpetajale. Facebooki Messengeri eelis on see, et seda on paljud juba kasutanud ja pole vaja midagi juurde õppida. Puudused on need, et heli ja pildi kvaliteet pakitakse kokku, ehk siis kvaliteet langeb, ning teine puudus on see, et need videoklipid kaovad aja jooksul Messengeri suhtlemise voogu ära. Kui on soov vaadata, milline oli videoklipis mõni lugu näiteks 6 aega tagasi või siis aasta hiljem vaadata, otsida seda klippi, siis Messengeris on see väga ebamugav. Google Drive'i videoklipi laadimise eelis on see, et videoklipi algne kvaliteet säilib, heli ja pilt on hea ja samuti on eelis see, et videoklipid säilivad kuskil kaustas, neid on võimalik seal organiseerida ja mingi ülevaade tekitada. Puudus on see, et õpetaja peab need suured failid kõigepealt alla laadima, kui neid temaga jagatakse, et neid vaatama hakata. Allalaadimine võib võtta palju aega, eriti kui klippe saadab terve rühm õpilasi ja internetiliikluse mahud lähevad väga suureks ja võtab rühmaõpetajalt väga palju aega. Rühmaõpetaja, kes hakkab sellisel moel tagasisidet saada, võib enda kodus internetimahu niimoodi kiiresti ära kulutada ja oma aja ka muidugi ära kulutada. Mis siis oleks parim lahendus, et säiliks hea kvaliteet ja ülevaade videoklippidest ning interneti kasutamise mahud ei oleks nii üüratud? Parim lahendus tundub minule hetkel YouTube'i keskkond. Õpilane või lapsevanem laeb videoklipi YouTube'i üles ja saadab õpetajale lingi. Videoklipi saab YouTube'i panna mitte avalikult, see tähendab, et seda näevad ainult asjaosalised, mitte niisama surfajad. Õpetaja ei pea kuskilt midagi alla laadima, vaid saab kohe videoklipi vaatama hakata ja samuti säilib hea kvaliteet ja lapsevanemal tekib enda YouTube'i kontole ilus kroonika lapse arengust muusikakoolis, mida on ka lapsel endal juba näiteks aasta pärast väga hea vaadata. Kuidas käib YouTube'i videoklipi laadimine? Mul on siin näidiseks arvuti töölaual üks väikene videoklipp tehtud ja ma avan brauseri, lähen YouTube'i, youtube.com, sign in, login sisse oma Google'i kontole. Nagu ma ütlesin, eelduseks on siis see, et teil on konto olemas, sisestan oma salasõna. Nii, nüüd ma olen YouTube'is sees, sisse logitud. Siia tekib selline kaamera moodi ikoon, millel on pluss peal, kui ma siia vajutan. Esimene valik ongi upload video ehk siis lae video üles. Nüüd avaneb aken, üleslaadimise aken, upload video, võtan selle videoklipi, mis mul on siin näidiseks, lohistan siia kasti ja nüüd see laetakse YouTube'i. Pealkirjakasti tasuks kirjutada, mis see on ja kes seda esitab. Paneme siin harjutus 1 Marti. Kirjeldust põhimõtteliselt ei pea panema, võib panna, kui tahta veel mingit detaile esituse kohta panna. Nii, ja põhimõtteliselt ma võin juba edasi panna next. Kas see on tehtud jah, yes, it's made for kids, jah, lapsed võivad ka seda klippi näha. Next. Siia me hetkel ei taha midagi lisada, videoelemente, võime edasi minna, next. Visibility, see on nüüd oluline koht. Siin on 3 valikut, public, ehk siis kõik, kes YouTube'is ringi surfavad, võivad selle klipile sattuda, kui ma selle valin, selle variandi. Kui ma valin unlisted, see ongi see variant, mida meil tegelikult vaja on, kui me räägime õpetaja õpilase vahelisest suhtlemisest. See on siis see, et see video ei ole otsitav, sinna ei saa juhuslikult sattuda, seda näevad ainult need, kellel on olemas selle video link. Ja siis on veel private, mis on siis täiesti selle konto omanik saab neid vaadata. Meid huvitab praegu see unlisted, see on siis parim variant õpetaja ja õpilase vahelise suhtluse jaoks. Ja paneme save. Nüüd salvestatakse see YouTube'i keskkonda ja siin on all ilmub siis selle video link, see on siin olemas, siin üleval on ka erinevad variandid, kuidas seda jagada. Meid huvitab hetkel see link, ma vajutan siia ikooni peale, copy video link. See on nüüd kopitud, ma võin selle kinni panna ja nüüd mul on olemas, ma kleebin selle, pastin selle lingi siia, meil tekkis selline link, kui ma selle lingi kopeerin näiteks brauserisse, ma saan seda kohe vaatama hakata. Panen play nuppu ja link juba käib. Nii et niisama lihtne see ongi ja säästab
palju failimahtu, säästab õpetaja aega ja samas annab head kvaliteeti edasi. Tänud kuulamast!